tere! Meie oleme Lüügi meediaklubi reporterid. Käimas on monarhivalimiste nädal. Reedel valitakse uus monarh. Ning meie toome teieni eksklusiivsed intervjuud monarhikandidaatidega. Siin on kandidaat number 1 Emma. Emma, kuidas on sinu emotsioonid peale debatti? Head. Veidi pingelangus, kuna debatid olid üks asi, mida ma veidi rohkem kartsin, aga ainult positiivsed. Arusaadav. Ütle üks asi, mida sa teeksid esimesena asjana, kui sa saaksid monarhiks. Kindlasti rõõmustaksin, sest see on suur asi, mida saavutada, aga mingeid kindlaid selliseid tegevusi või selliseid mul hetkel ei ole plaanis. Nüüd siis natuke ebameeldivam küsimus. Kes sinu arust ei sobiks monarhiks kandidaatide seast? Sellele ma ei saa kahjuks vastata, sest kõikidel kandidaatidel on need iseloomuomadused, mis sobiksid just monarhile ja ma näen igat ühte neid seda rolli kandmas. Selge. Nagu ka mainitud eilsel debatil, et kuidas sul trenni kõrvalt monarhiks olemine välja tuleks, kas ikka jagub piisavalt aega? Jagub küll, ma olen enda arust väga hea ajaplaneerija ja kui siiamaani kõigi oma kohustuste kõrvalt olen sellega hakkama saanud, siis miks ka mitte tulevikus. Selge, suur aitäh sulle, Emma! Aitäh! Meil on siis siin monarhide kandidaat number 2 ja Anette. Kuidas on emotsioon peale debatti? Imeline. Mis oli sinu arust kõige ebameeldivam küsimus? Ma arvan, et mitte ühtegi ebameeldivat küsimust ei saa olla. Aga kõige meeldivam? Igatepidi olid kõik väga meeldivad. Selge. Mis on esimene asi, mida teeksid monarhina? Oleksin olemas inimestele. Ja tänaks oma hääletajaid. Oled mitu korda maininud, et oled äärmiselt energiline. Absoluutselt. Aga kust see kõik energia tuleb? Kust? See on minu iseloom. Ma sündisin nii. Aga kui te oleksid nüüd täiesti aus, kes oleks sinu arust kõige halvem monarhidest kandidaatidest? Ma kindlasti ei saaks seda öelda, sest et minu jaoks on kõik imelised. Väga hea vastus. Siin on meie monarhikandidaat Joosep ja küsime paar küsimust. Kuidas on emotsioon peale debatti? Tunnen hea, Kalle kiitis isiklikult ka, nii et on väga hea. Tore. Mis oli kõige ebameeldivam küsimus, mis sinult debatil küsiti? Ma arvan, et ühtki ebameeldivat ei olnud, et kõik olid nagu vajalikud küsimused ja samas ma sain ka vastatud. Selge. Mis on esimene asi, mida sa teeksid, kui saaksid monarhiks? Esimene asi on, ma tänaks neid inimesi, kes mu poolt hääletasid ja kes aitasid mul seda teekonda alates siis video tegemisest kuni lõpuni välja korraldada ja aidata. Hea vastus. Seleta, mida tähendab sinu valimis- või kandideerimislause? Nagu ma ütlesin ka debatil, kes kuulas, siis leia oma viis tähendab seda, et olla oma näoliselt natuke teistmoodi, ehk siis täpselt lisada seda, mis on minus erilist või teistmoodi, mida ei ole 3 teisel kandidaadil ja lisada seda monarhi töösse. Selge, aitäh sulle! Aitäh! Meil on siin monarhi kandidaat number 4, Gert. Kuidas on emotsioon peale debatti? Täitsa tore. Ja mis on sinu arust kõige ebameeldivam küsimus, mida küsiti? Seal ei olnud mitte ühtegi ebameeldivat küsimust, aga kõige selline mitte oodatum oli siis, kui Kalle küsis minult mu autonumbri kohta ja või nimelt just, et mis auto teinud on ja tuuris Maanteeametist kõik infot selle kohta. Aga see on muidugi ebameeldiv. Ja siis mis kõige meeldivam küsimus oli? Me ei oskagi otseselt välja tuua. Ma ei tea, kas saab öelda, et need olid meeldivad küsimused, aga need ei olnud ebameeldivad küsimused. Need olid lihtsalt toredad küsimused, millele ma oskasin vastata ja need olid väga asjalikud küsimused kõik. Selge. Mis on kõige esimene asi, mida sa teeksid, kui sa saaksid monarhiks? Kuna monarh ja siis ka asepäelik peavad esimese suure asjana valima infopäeliku, siis ma arvan, et see on üks suur asi, mis me esimesena teeks. Okei.
Ja kui sa nüüd täiesti ausalt vastad, kes oleks kõige halvem monarh? tõesti, sellele küsimusele ei saa niimoodi vastata, ma olen aus, mitte keegi neist ei oleks halb monarh, nad on tõesti kõik väga tublid inimesed, nad on seda kõik väga hästi välja näidanud ja tõesti ei oleks halba monarhi meie seast. Jällegi väga hea vastus. Aitäh sulle! aitäh teile!